Enne vaatasime paraadi, tegime väikse napsu Eesti terviseks. Me oleme need natukene laisemad inimesed. Siis on kasuka söömine. Mille söömine? Kasuka. Kasukas. See on magustav? Tere! Seisan siin Vabaduse väljaku ääres. Täna on Eesti Vabariigi aastapäev või iseseisvuspäev ja sellel aastal juba 106. Täna hommikul siis käisid inimesed lippu heiskamas, kaasa arvatud mina, ja peale seda toimus siis Kaitseväe paraad. Praegusel hetkel toimub meie selja taga suur sagimine, sellepärast et kõik on siin kodudesse minemas, et tähistada oma siis pere või sõprade seltsis. Ja praegu siis küsime inimestelt, mis nad tänasel päeval teevad, kuidas nad tähistavad ja mis on nende lemmikpüha aastas lisaks Vabariigi aastapäevale. Lähme! Kuidas teie tähistate Eesti Vabariigi aastapäeva? No hommikul ikka lipuheiskamisele, siis paraadile, õhtuks pidulik õhtusöök loomulikult, kogu pere koguneb kokku, vaatame kontserti. Ma usun, et me tähistame nii nagu enamus Eesti peresid. Mida teie Eesti Vabariigi aastapäeval teete? Vaatasime paraadi ja siis kui koju lähme, siis traditsiooniline söögilaud. Kilu või leib. Salat. Väike kook sinna kõrvale. Paneme need Eesti tikukesed sisse, vaatame veel presidendi kõnet järgi, õhtul kliidipall. Sööme suppi, paraadisupp, leiba, vana hea. Ja mida te enne seda suppi söömist või pärast tegite või teete? Enne vaatasime paraadi, tegime väikse napsu Eesti terviseks ja see on... Pärast teeme veel napse. Kuidas teie tähistate tänast päeva? No meie tulime seda vahvat paraadi vaatama ja pärast me lähme koju perekonna juurde, sööme kartulisalatit, teeme ahjuliha ja õhtul kindlasti siis ka presidendi vastuvõtu vaatamine on plaanis. Kuidas teie Eesti Vabariigi aastapäeva tähistate? Mina tähistan nii, et hommikul lähen Toompeale lipu heiskamisele. Tänan Jumalat meie vabadusaja eest. Siis käin Toomkirikus jumalateenistusel ja püüame alati käia ka paraadil, nii palju kui võimalik. Kui ei jõua tulla, siis vaatame televiisorist, aga elame kõigele kaasa. Ega mul see päev sellest ei erinegi, aga sellest teistest kordadest erinevalt täna olen üldse esimest korda Toompeal. Selles mõttes, et iseseisvus aastapäeval on esimest korda Tallinnas. Et siis algas lipu heiskamisega, koos hümni laulmisega ja siis jätkus päev piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistusega, peale mida siis sai osa võetud paraadist. Ja kas te käisite ka hommikul lippu heiskamas? Me oleme need natukene laisemad inimesed, et nii vara me ärgata ei taha, aga paraadile ikka kas koha peale või siis telekastikku on käime. Aga varasematel aastatel olete käinud või lihtsalt see aasta jäi vahele? Ma olen paar korda käinud ikka seal Hermanni torni juures, aga natuke liiga vara oli ja ega ei nautinud väga. Ja kuidas teie tähistate Eesti Vabariigi aastapäeva? No, tuleme paraadile, sööme kiluvõileiva. No, sinimustvalgelt. No, sama, tähendab, võtan pojad kaasa, täna on üks poegadest marssis, üks on siin, tema vend marssis, üks poiss on seal, üks poiss on võistlemas ja üks poiss on kodus ja magab. Väga palju poisse. 5 poissi. Aga muidu tähistame nii, et sooja suppi kodus, kilu leiba, nii ongi. Kas te vaatate ka presidendi vastuvõttu hiljem? Me ei vaata üldse telekat. Selge. No, lipu heiskamine televiisorist, siia tulin vaatama poega, kes marssis, on ajateenija. Ja noh, eks siis nüüd koju ja vahepeal poest läbi kiluvõileivad, muna, et saavad õhtul olla valema kõik laua peal, nii et
kuidas teie tähistate vabariigi aastapäeva? Käime paraadi vaatamas. Ja pärast seda? No, pärast seda tavaliselt midagi erilist nagu ei teegi, et lähme koju, võib-olla lähme pereliikmete juurde ja võib-olla natuke niimoodi omakeskis tähistame. Kas te sööte ka midagi erilist sellel päeval? Proovime ikka selle nädala jooksul, mitte võib-olla just täna, aga kiluleiba ja sellist või mingit kiluvõileivatorti või midagi sellist ja natuke Eesti pärast küll. Mida me sööme? Loomulikult kiluleiba. Kiluleiba peal on muna, siis roheline sibul on ka. Siis me sööme veel kala, ahjukartulit ja siis šokolaadikooki. Ja mida te sööte sellel päeval traditsiooniliselt siis? Nagu näha, siis praegu just ennist just lõpetasime hernesopi söömise, aga muidu üleüldiselt on selline kiluvõileib, traditsiooniline kiluvõileib, siis on kasuka söömine. Mille söömine? Kasuka. Kasukas. See on magustav? See on soolane, see on selline kihiline salat. Ma tean, muidugi ma tean, mis see on, vabandust. Ma lihtsalt ei ole seda nime kuulnud. Mis nime te olete? Ta meenutab natuke rosoljet, aga ta on hästi selline korruste kaupa niimoodi valmistatud ja sellist sööki ja siis ega rohkemat söögipoolist nagu sellele päevale panna ei oskagi. Meil on sama, et me sööme kiluvõileiba ja heeringat. Aga minu abikaasa teeb juba mitmendat aastat järjest sellist tangu kartuli. Nagu kartuliputru siis või nagu mulgipudru taolist? See oleks mulgipuder jah, tangudega. See on hästi vinge ja siis sinna kõrvale midagi sellist liha ja ikka tummist sellist. Nagu see sama hernesupp siin praegu oli. Jah. Ja mis on teie lemmikpüha aastas siis? Minul on jõulud. Minul on ka jõulud, aga mitte see nii väga kommertslik pool, aga pigem just see, et kuidagi nagu poolkohustuslikus korras saab perega ühe laua taga kokku. Ma arvan, et jõulud ikkagi. Minu jaoks on kindlasti jõulud väga-väga eriline aeg ja meil on ka üldjuhul selline mõnus lumine, ilus, et jõulude siuke haripunkt ongi see jõuluõhtu perega, äge ilm, ilus, aga peale jõule tahaks juba jaanipäeva. Ja ma olen sellega nõus. Ja mis on teie lemmikpüha siis aastas kokku? Minu lemmikpüha on kindlasti ülestõusmispüha ja paasapühad, et siin on kristlaste ja õigeusklike ja juutide nagu ühised pühad ka nagu maailmas ja ikkagi Jeesuse Kristus ülestõusmine surnuist. Et see on nagu annab kogu inimkonnale lootuse. Ja selle järel siis jõulud ja kõik muud pühad. Aga iseseisvuspäevad ja need rahvuslikud üritused on ka väga olulised. Ja minul on sama, et olles ise kristlane ja ristiinimene, siis minul on samamoodi. Ülestõusmispüha on kõige prioriteetsem püha, mis on number 1 ja sellele järgnevad siis jõulud, ehk siis Kristuse sündimise püha ja siis rahvuslikud pühad, nagu ka tänavune iseseisvus aastapäev. Mis on teie lemmik tähtpäev üldse aastas? Lemmik tähtpäev. Ma arvan, et jaanipäev. Sest siis meil on traditsioon sõpradega kõik kokku koguneda ühe sõbra juurde. Tal on suur maakoht ja see on juba pikaaegne traditsioon, nii et koos peredega sinna ja nii on. Mis on teie lemmikpüha Eestis? Jaanipäev, mul on jaanipäev. Jah, jaanipäev, vana aja jaanipäev ikka. Suvine, mõnus, päike paistab, soe, grillida. Et jaanipäev on ka väga oluline päev. Ja mul pigem võib-olla ka jõulud või siis isegi jaanipäev. Ja mida jaanipäeval tehakse? Jaanipäeval üldiselt istume ümber lõkke ja grillime liha. Ja ega see on jah, oleme sõpradega või perega, see on põhiline. Ja mida jaanipäeval tehakse? Lõket. Grillitakse lõket. Ja pitsi. Selge. Iga päev on ilus, iga päev on hea. Nõustun. Aga ei ole nagu lemmikpüha, mida peetakse Eestis? No eks see vabariigi aastapäev vist ikka on. Tähendab selline, see on nagu Eesti püha tähendab, et see
see on jah, ütleme selline number 1. Ma arvan, et vabariigi aastapäev, jaanipäev ja perega olemise mõttes kindlasti jõulud. Ja mis on teil lemmiktähtpäev? Tegelikult neid on 3. Kindlasti jõulud ja pigem mitte isegi nagu kristlikus tähenduses, vaid see, et kogu pere tuleb kokku. Kõik lapsed, kes on kuskil mööda maailma laiali, kõik tulevad koju ja tuleb jõuluvana. Nii et see on selline perega kokku kogunemise aeg ja väga südamlik ja mõnus aeg. Siis loomulikult jaanipäev, kus jälle tuleb pere kokku, siis teeme lõket ja mängime seltskonnamänge ja tunneme elust rõõmu. Ja loomulikult Eesti Vabariigi aastapäev, sest et mul ei ole teist kodu. Mul ei ole teist rahvust. See on minu kodu. Väga ilusti vastatud, aitäh! Oota kiirugi vaadata. Et see